Täna hakkame teadma seda, mida teadis Nikola Tesla. Meie planeet toodab täiesti vabalt ise elektrienergiat, ilma et peaks midagi üles kaevama, ilma et peaks midagi kulutama, rikkuma, saastama ja laastama. Seda on teadnud Atlantis, Lemuria, Tartaaria, Agartha, kõik tsivilisatsioonid, kes on meie planeedil enne meid elanud. Tuli täna just ülitore materjal, autor on Salome Kassabet ehk siis Aurora Rei on tema kunstniku nimi. Üks vahva naine perekonnanime Kassabet järgi välja mõelda, mis see rahvus küll on, ei ole just väga lihtne. Täna Eestis on täiesti teemasse maaema sünnipäev. Ehk siis kogu maa on püha, nagu ta mõnel päeval ei oleks. Ja puutumatu nagu hiies, maa hingausel, see on soome keel, sõbrad. Puhkab see meie maa ning jäetakse rahule enesest ja esivanemate pärandist lugu pidav inimene idisel päeval mulla töid. Ma tegin eile ära Erne Peenra. Ei niida rohtu, sajab, ei niida jaa, ei raiu ega murra puid. Raharaiet see tõenäoliselt ei eksita, ikka linnupojad hakkepuiduks. Maaema ja vanaemal tahavad maa hingausel rahu saada. Helmes ja Jõelähtme kihelkonnas on sel päeval peetud rahvarohkeid hiiepühi. Meie peame seevastu mõttepüha teemal, kuidas siis küll võiksid olla asjad meie planeedil, kui tõesti vastab tõele ja teostub planetaarse universaalse elektrienergia saamine. Mina Nõukogude lastetoast pärit skeptikuna, teeme talle ühe südame ka Kehtnast. Nõukogudeaegse lapsena tean seda, et alati on olnud elektrifitseerimine ja tehnifitseerimine seotud ka monopoliseerimisega. Illuminaatide, imperialistide ja teiste poliitnartsissistide kõige suurem õudusunenägu on ju see, kui rahvas raibe saab kätte kõigile tasuta saada oleva elektrienergia. Meie paberi teise külje peale tuleb sinu tekst, milliseid energia kasutamise liike eelistad sina, kas sa ostad oma elektri siit-sealt kolmandast võrgust, nuumad võrgutasudega, lisaks siis veel Enefiti, toodad sina äkki ise päikesepaneelide või turbiiniga, mida võiks teha see, kellel näiteks on voolava veega veekogu, ega ometi tuulegeneraatorit, siis sa oleksid ju surnud, kui sa tuult kasutaksid elektri saamiseks. See oli iroonia, stiilivõte. Niisiis, mida jutustab meile Salome Kassabet paberi lõpus? On näha, mis viisil ta ennast nii YouTube'is kui Instas kui omaenda kodulehel nimetab. Aurora Rei on Galaktilise Föderatsiooni ambassador, suursaadik. Selle naise tekstid on ägedad loengud, vägevad, ta viib inimesi Indiasse ja mujale väepaikadesse. Teema tausti ja tegevus näitavad, et ta on hästi varustatud ja hästi hoitud nii materiaalselt kui informatsiooni mõttes. Nii, vaatame siis, mida meile Meta on teinud ingliskeelsest tekstist.
see on sõnum inimkonnale galaktiliselt föderatsioonilt. oleme siin, et teavitada teid, läheb kordamiseks, pane tähele, et uute arengute ja uuringute põhjal tutvustame seda uut algatust planeedile Maa. Siin on nii kääne kui kordamine käest ära robotil. oleme siin, et teavitada teid. Lause jätkub. Ja tutvustada, kui on teavitada, siis ühildub ka järgmine osa. On samas vormis tegusõna ja tutvustada uute arengute, uusi arenguid ja uuringuid jäi mingit põhjal. Et tutvustada uusi arenguid ja uuringuid ja nüüd mitte seda, vaid me paneme siia võrdleva sõna kui uut algatust planeedil Maa. Eriti teadlikud inimesed ei kasutagi sõna Maa, Mir ega Earth, vaid ütlevad kokkuleppeliselt meie planeedi päris nime, mis on Gaia. Las olla nii nagu on. Idee on luua siia maale tasuta energiatsoon. Me kasutame eesti keelele kohasemat käänet, kus luua siin maal tasuta energiatsoon, mis on määratud piirkonnad. Mis on määratud piirkond. Ehk siis meid hõlmatakse järelikult universaalsesse elektrivõrku. Lühidalt öeldes, mis on määratud piirkond, mis võimaldab ainsus tasuta ja tasuta. Ükskord tasuta aitab küll. See on umbes nii, nagu eestlane suhtub. Kui tasuta saab, ma võtan 2. No nii, tasuta energiat. Jälle tasuta. 3 võtan. Ei võta, 1 võtan. Tasuta energiat pakkuda neile piirkondadele, kes on nõus nendes projektides osalema. No missugune inimene ei ole nõus osalema tasuta elektriprojektis? Andke siia 3. See uus tehnoloogiline läbimurre muudab kogu planeeti. Sa ei pruugi olla teadlik, et sul on galaktilise föderatsiooni esindaja väga lähedal. Ehk siis mitte lähedane, vaid lähedal. Väidetavalt plejaadid, arturlased, Andromeeda rahvas, Lüüra, Vega ja teisedki meie naabrid on juba mõnda aega pidevalt siin. Tule siis. Saad ise. Tule, mis sa ringutad. Noor loom. Oba. No nii. Väidetavalt oleks meie nunnupunnu helesinine mullapall ilma meie naabrite galaktiline föderatsioon ka siin lauses suurte algustähtedega. See on nagu Europarlament. Ja meie helesinine mullapall oleks tõenäoliselt mõne maniaki poolt ammu juba õhku lastud, kui seda oleks lastud teha, aga õnneks meid kaitstakse. Sel lihtsal põhjusel, et suurel pildil ka nii vesikene, nii määrdunud, nii rüvetatud, terakene, nagu me oleme olulised. Iga pisiasi suurel pildil on tähtis. Jumal teda muidu ei oleks loonud vaja. Nada, Fedja, nada. Oleme siin, ütlevad siis galaktilise föderatsiooni omad, et anda teile teada. Me paneme selle asemel, et nüüd 2 korda etitada, paneme kooloni
anda teile teada, koolon, et maha. Uuendame teie planeedi energiavarustust. Pole vaja paanitseda. See on lause no fear, have no fear, mis on ka meie pühakirjas piiblis originaalis 100 000 kordi. Aga see on meie mahasurumiseks, meie tiibade peal seismiseks pühakirjas muudetud väljendiks fear, karda oma meest, karda Jumala karistust. Originaalis have no fear. Me ei jäta sind millestki ilma ja me ei tee asju sinu jaoks hullemaks, hoopis vastupidi. Paigaldame uue, täiesti tasuta toiteallika, mis mitte ainult ei rahulda kõiki teie vajadusi paremini kui teie praegune süsteem, vaid pakub ka palju enamat. Me oleme märganud jada blackout'e, see on alguse saanud, eks teate küll, Hispaania, Prantsusmaa, Portugal. Eile oli blackout Rootsis. Pessimist ütleb, et praegune elektrisüsteem ütleb üles. Optimist ütleb, et tegemist on häälestusega, meie üleviimine uuele, mille eest raha, kuulge mehed, siis võtavad ikka praegused varustajad või? See on huvitav. See mitte ainult ei hoia kodutehnikat töös, vaid hoiab ka auto teel. Nunnu lause. See töötab 0 saasteainete. See on nüüd siis üks sõna. Ütleme tavaliselt 0 jalajälg on ju. Aga see on informatiivsem. 0 saasteainete heitkogusega. Ja on täiesti ökoloogiline. Kasutades vaba energiaallikat, nõuate tagasi oma õiguse eksisteerida sellel planeedil ilma, et keegi teine sind maksustaks. Me siin oleme viimastel päevadel huviga vaadelnud maksutõusude tabelit 2 järgmiseks aastaks. Eile õhtul Esimeses stuudios olid kõigi erakondade, nii koalad kui opossumid debatil, mis oli inetu. Ta ei läinud kähmlemiseks, see opositsiooni ja koalitsiooni kohtumine ei läinud solvamiseks, sest Helmeid ei olnud, aga ta läks, ühesõnaga ta oli inetute irvete, irooniliste lõualottide ja väga solvava kehakeele tulevärk. Soovitan mitte vaadata, sest midagi tarka sealt teada ei saanud, kuna saatejuht oli ülipädev ja härra Kuusk ei lasknud neil seal piire ületada, siis selle saate alguses olnud siuke, mina tulen ja mina seletan. See vajus ära, nii et saate lõpus me ei saanud ei infot ega enam ka neid vastikuid emotsioone. Kasutades vaba energiaallikat nõuate tagasi oma õiguse eksisteerida sellel planeedil ilma, et keegi teine sind maksustaks niisiis. Taasta oma õigus vabadusele elada ilma kellegi teise saasta eest maksmata. Me tegelikult kirjutame ametlikult sõna saaste. Saaste. See on lühivorm, pikk vorm on siis saastamise saaste. On aeg lõpetada igakuiste arvete maksmine. Meil on nüüd hästi palju maksmist. Maksustatakse maksmata. Me kirjutame tasumine. Sel lihtsal põhjusel, et ei oleks liiga palju üht ja sama sõna. Igakuiste arvete tasumine.
püüaksime keskenduda kütuse, elektri või toornafta eest. See hetk, kui mõistad, et mugavaks elamiseks ei vaja elektrit ega kütteõli ega maagaasi, on tõeliselt maagiline. Puudu on sõna ei ole. Mugavaks elamiseks ei ole vaja. No nii. Nagu me jälgime, nagu me jälgime, ei ole väga eesti keele moodi, nagu me oleme näinud. Oleme näinud, eks ta on inglise keeles observe, aga selge ju, et kes observeerib, see näeb. Nagu me oleme näinud, on paljud inimesed maa suure tähega, maa peal tehtud valikute tõttu enesehävituse äärel. Paljud neist katastroofilistest valikutest on omased, kui mitmus, siis mitmus, omased nende uskumuste süsteemile. Me näeme iga päev, kui me teeme selle vea ja vaatame uudiseid, kuidas Gazas 2,5 miljonit nälgivat inimest anub punaselt ristilt, mida seal enam ei ole, on miski uus tähekombinatsioon UNESCO juures. Jahu, vett, süüa, inimesed nõrkevad, inimesed surevad nälga, sest keegi hoiab enda käes seda, mis ei ole tema oma. Raive, nimesid nimetamata. Nad on hävitanud nii palju teie loodusvarasid ja jätkavad reostumise loomist. See ei lähe mitte. Me loome head. Me loome ehitisi, maale, muusikat, aga väga lihtne vorm on reostamist, mis muudab maa atmosfääri koostist. Tänapäeval kasutab enamik süsteeme toiteallikana räpast ja aegunud tehnoloogiat. Me võtame ära siit nende omadussõnade vahel sidesõna ja. Muidu tundub, et me kasutame 2 erinevat tehnoloogiat. Üks on räpane ja teine on aegunud. Kui me võtame sidesõna ära, siis on need üht ja sama tehnoloogiat iseloomustavad sõnad. Maa on tugevalt reostatud. See reostus on kõikjal sinu ümber, see ümbritseb planeeti mõnel tasemel. See reostus on kõikjal sinu ümber, see ümbritseb planeeti igal tasemel. Pilt lihtne, oletame, et ka täna pealpool kauaoodatud vihmapilvi on HAARP geoinseneeringu keemiatriibud. Vihm sajab nendest läbi, maandub maa peal. Sellega saavad kaetud taimed, mida söövad nii meie loomad kui meie ise. Sellest saab läbi pinnase imbudes osa meie põhjaveest, mis tuleb meile kraanidesse. 49 keemilist ühendit on seal sees ja see ringleb, seda pidevalt paisatakse juurde. Õnneks sel hetkel, kui ei tehta juurde neid chemtrail triipe, see protsess peatub. Küll aga 5G mastid panevad edasi ja vaatamata sellele, et nüüd on avalikustanud ka Pfizer, mis kõrvalmõjud meiega tehtud loomkatsetel vaktsiinidena on. Iga päev kusagil kutsutakse ikka üles. Vaktsineeri selle vastu, vaktsineeri tolle vastu. Kui sind puuk ei tapa, siis vaktsiin teeb seda kindlasti. Koergi naerab mu üle. Väga hea. Meie tasuta puhas energiasüsteem on kaasaskantav.
ja tõhusam teie vajadustele, ehk siis siin on puudu sõna vastab tõhusamalt. On kaasaskantav ja vastab tõhusamalt teie vajadustele. Auto katusel päikesepaneele oleme näinud, mis saab olema see, eks näis. See on keskkonnasõbralik ja aitab muuta planeeti tulevastele põlvedele jätkusuutlikumaks. Okei. Kosmoses saadaolevad tohutu energiakoguse, täiesti uue energia kaasamise ja muundamise tehnoloogia kasutamise ning kosmoses energia säilitamise. Siin peab olema lause teises pooles nimetav kääne. Kaasamise ja muundamise tehnoloogia kasutamine ning kosmoses energia säilitamine väga madala hinnaga on praktiline. Sest, mitte et, vaid sest, see arenenud infrastruktuuri element pakub puhast ja võtame ära, muidu on jällegi kaks erinevat, üks on puhas ja teine on vaba. Puhast vaba energiat kogu planeedil. Seda teadis Nikola Tesla. See oli eliidile nii ebamugav teadmine, et ta pandi elu õhtul koduaresti ja sisuliselt näljutati surnuks. Kui te olete näinud Nikola Tesla viimaseid fotosid, siis need räägivad iseenda eest. Inimene ei tohi saada loodusest endale vajalikku. Kes siis toidab? Illuminaate. Juhtmestikku pole vaja. See on juhtmevaba ja võimas. Seega saad nautida piiramatut tehnoloogilist võimsust oma arvutile, mobiiltelefonile, kodutehnikale ja nii edasi. Siis on siia räntsatanud teisest klassiruumist sümbol pi. Võtame selle pi siit ära ja nii edasi. Lühend on eesti keeles ilma punktita. Piid siin ei ole. Kodutehnikale ja nii edasi, ilma et oleks vaja kütust. Ilma et oleks vajadust ja seda kütust ja nagu pole üldse vaja. Ilma et oleks vajadust elektrimaagaasi või nafta järele. Ehk siis lõpeb emakese maa veenides õngitsemine. See ühildub kõigi seadmetega, demoadapterit ei ole vaja. Pole vaja telefoni laadida ega autosse bensiini pumbata. Kõik need seadmed töötavad selle energiaga 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Muretsemata elektrivarguse pärast, sest see on juhtmevaba ja ei tarbi energiat. No võt, keegi ei viska sulle oma lohvi vaikselt kappi, mis oli nõukogude ajal nii tavaline nagu ka voolumõõtja tagasi kerimine. Kas oled valmis olema osa sellest vaba energia liikumisest, mis muudab maailma ning toob helge ja õitsva tuleviku sulle ja sinu perele? On parem, kui meil asesõna vastab küsimusele kelle, siis me kasutame pikka vormi, mitte su, vaid sinu perele. Kas oled valmis tegema õiget valikut, mis väestab sind ülekujutlusvõime. Paneme juurde sõna kujutlusvõime piiride. Siis on selge, milles point. Kas oled valmis võtma oma elu enda kätesse? Küsimärk. Oletame, et jah, olen. Täpsemalt öeldes muidugi olen. Kas ma
vastan nüüd kohe kuu alguses saabuvatele arvetele Alexelalt ja Enefitilt. Et vaadake, ma ühinesin kosmilise energiasüsteemiga, te olete ajast maha jäänud, ma võtsin elu enda kätesse. Mina seda arvet ei maksa, ma olen nüüd uue universaalse planetaarse elektrienergia võrgus, nii ütlen neile, või arenege, ütlen ma härrastele häältele Alexelast, või ei ütle, arve maksan, kuigi olen valmis. See on paradoks. Vabade tsoonide esimese faasi kehtestab galaktiline valguse föderatsioon selleks, et teha selline kättesaadavaks sellele omadusele. Selleks, et teha. Ja me asendame sõna selline sõnaga energia. Selleks, et teha energia kättesaadavaks. Mitte siis nüüd sellele omadusele, vaid pigem me tõmbame sellele omadusele üldse maha, siia ei ole midagi juurde vaja. Et teha energia kättesaadavaks ei nõua, pigem ütleme, ei nõuta sinult. Ei nõuta sinult teatud religiooni, ideoloogia, uskumuste süsteemi või elustiili omaks võtmist. Sa oled niikuinii elus, sa oled piisav. Vabade energiatsoonide esimene etapp valitakse strateegiliselt erinevate muutujate põhjal. Näiteks näitajad. Näitajaid ei ole vaja, sest meil on juba muutujatest juttu, näiteks, ja me tõmbame näitajad maha. Mulla piirjoon, veevoolumustrid, temperatuurimustrid, kuumade kohtade, dinonite asukoht, tektooniliste plaatide liikumine, tektooniliste plaatide pingepunktide plaadid, plaatide pingepunktid. Seda kolmandat korda plaati ei ole vaja. Tektooniliste plaatide pingepunktid ja tektooniliste jääkrõhupunktide valikut mõjutavad kõik need piirkonnad. Meile räägiti nüüd siis, et selles energiavõrku liitudes meie ühendamine selle energiavõrguga peab siis silmas meie kliimavöödet. Kas meil on maavärinaid, kas meil on vulkaanipurskeid, kas meil on igijääd ja külmumist, nii et suur hulk võõrsõnu geoloogiast meile tuttavad. Saime aru küll. Sobime. Suure entusiasmiga esitleme teile seda uue tehnoloogia kingitust. See annab teile vajaliku aluse, et võimaldada teie kultuuril jätkuda. Eesti keeles on võimalik üht ja sama tegusõna suunata siis kas endale või endast ära. Jätkamine ja jätkumine. Jätkumine suundub endale. See on üks tore sõna. Jätkuda oma evolutsioonilisel kursil. Silmas ei ole peetud Darwini evolutsiooni. Sorry, Tadu, Charles. Sõnad, mida sa praegu loed, on vaid, me ütleme, eelmaitse. Ehk siis meile anti aperitiiv, meile anti isu üles äratamise sõnum, eelmaitse galaktilise föderatsiooni peamistest eesmärkidest. Me oleme siin, et valmistada teid ja teie planeeti ette üles tõusmiseks ja me ei peatu enne, kui teie ja kõik teised maal kogevad valgustamist ja on
vabastatud. Mitte olete, sest kui olete nii teie kui kõik teised, siis tuleb see kokku võtta tegusõnaga on. Ja pöördel on traditsiooniline armastusavaldus ja julgustus, mida Aurora Rei Salome Kassabeh alati oma kanalduste lõpus kasutab. Me armastame sind väga. Punkt. Me oleme siin koos sinuga. Punkt. Me oleme sinu valguse perekond. Punkt. Meie oleme galaktiline föderatsioon. Nüüd see AXO, see on ahoo. Ja seda võib kirjutada mitmel erineval moel. XO ta ei ole. Põlisameeriklased, ahoo, on nendelt pärit nii nagu idakultuurides on namaste. Ahoo öeldakse nii siis, kui on räägitud. Ahoo öeldakse siis, kui sa tahad kinnitada a la aamen, aga ta on ka võrdväärne sõnaga kristlastel halleluuja. Ja seda ahoot põlisameeriklased kirjutavad a üla koma ho, siis kirjutatakse ahoo ka lõpus kaksis v-ga. Vennad urbid kirjutavad ahoo lõpus u-ga. Jätame alles a ja üla koma ja nende x-ode asemel kirjutame a-ho. Ho. Hüüumärk Aurora Rei, galaktilise föderatsiooni suursaadik, siis on tema copyright 2025, aga pärast Aurora Rei nime punkti ei ole. Ma mõtlen igal kuul elektriarveid saades, kohe varsti on planeet õiglane, kohe varsti jaguneb kõik õiglaselt. Saagu nii. No järgmisel kuul kindlasti.